Me räägime täna Raplast ja korvpallist, sellest, kuidas üks spordimeeskond on saanud ühe linna, ühe kogukonna osaks, tänu sellele kogukonda ühendanud ja tugevamaks teinud. Räägime sellest, kuigi meie ürituse töö pealkiri on korvpall muutuvas ajas või ajas muutub korvpall, siis ise küsimus, kuidas me selle teljel suudame püsida ja kogu sellel võimalikul teemade valikuga omavahel sõpradeks õhtu lõpuni jääda. Juba siis meeskonnad liitunud, vahepeal ära käinud, paljust ilma jäänud, sellele me jõuame. Meeskonna kapten ja suur korvpalli jõud, Indrek Ajupank. Teine samuti asutajaliige ja kehtib täpselt seesama. Mõned korrad ära käinud, jällegi aasta tagasi ajaloolisest sündmusest ilma jäänud, aga seda rohkem valmis sama sündmuste saavutust kordama. Kaugviskekahur ja meeskonna hing, nii palju kui kuulnud olen, ja hea tujulooja Sven Kaldre. Ja nüüd võtta või jätta üks meeskonna noorimatest ja vähemalt tänase vestlusringi kõige noorem mees Martin Paasoja, tagamängija nagu Svengi, ohtlik nii korvile lähedalt kui korvist kaugemal. Mäletan, olles saalis, ka interneti või televahendusel, üks efektsemaid pealtpanijaid, kui õnnestub, Martin Paasoja. Tema siis neist kolmest mehest ainus, kes võib uhkeldada Eesti meistrivõistluste pronksiga aastast 2015. On teil mille üle mehed siin jagada? Indrekul on muidugi hõbe, aga ma ei tea, kas see hõbe oli magusam kui Martini pronks. Svenil on ka. No ei, muidugi, jah. Medaleid on Svenil võib-olla siin ja särke erinevatest meeskondadest. Aga mis me sellest? Nii, edasi. Ükskõik, kas Rapla mängib kodus või võõrsil, kõige tõsisem mees saalis. Abitreener Toomas Annuk. Ma tunnen sind natuke ka eraeluliselt ja sa oled üks rõõmsamaid ja töö on tõsine lihtsalt. Üks meeldivamaid vestluskaaslaseid, kellega ma olen sattunud aega veetma koos, on korvpallisaalis täiesti raske ära tunda. Aga töö on selline muidugi, me sellest tööst ka täna veel räägime. Elav legend 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses tervele põlvkonnale, sealhulgas mulle endale, kõige suuremaks eeskujuks, kõige suuremaks kangelaseks kerkinud mees, keda omal ajal kartis terve Euroopa, mida parem meeskond vastas oli, seda vihasemalt ta mängis. Mitte päris täna, aga sel kevadel 25 aastat tagasi kujunenud Eesti korvpalli kõige suuremaks sangariks. Mäletame seda rasket vigastust ja kiiret ja kangelaslikku paranemist. Ma ei hakka neid tiitleid ette lugema. Nõukogude Liidu meister, Euroopa 6, 10-kordne Eesti meister kui mängija ja treenerina võidetud tiitleid kokku lugeda. Ja mis täna ja siin praegu kõige tähtsam, Eesti meistrivõistluste pronks aastast 2015. Auvis Rapla peatreener Aivar Kuusmaa. Ja mees ilma kelleta, ma julgen väita, ei oleks meie täna siin, ei oleks Raplas sellisel tasemel korvpallimeeskonda
ei oleks olnud seda mulle nii hinge läinud hetke ja õhtut 5 aastat tagasi sügisel, kõiki neid ehteid. Mees, kes on väga lähedal sellele, et kindlasti Eestis, võib-olla terves Euroopas võiks ühest väikesest linnast saada sõna otseses mõttes korvpallilinn. Rapla meeskonna fanaatiline ülesehitaja, sellele uhkele puule esimesed viljad kasvatada aidanud Jaak Arp. Ma loodan, et sellest meie kokkusaamisest siin, sellest vestlusõhtust saab samamoodi üks omamoodi ajalooline sündmus, sest et täiesti suurepärane idee siin samas loomeruumis töötava Mari kaunist peast sündinud, kui ma õigesti aru olen saanud. Ma loodan, et selline kokkusaamine korvpallureid ja ülejäänud linnaelanike ühendav mõttevahetus, tutvumisõhtu, kuidas iganes seda nimetada, saab traditsiooniks ja mitte ainult Raplas, vaid et selle võtavad üle ka teised väikesed ja vägevad korvpallilinnad, Pärnu, Rakvere ja miks piirduda ainult korvpalliga, miks mitte ka käsipallilinn Põlva või mõni tore võrkpalli või jäähokilinn ei võiks samasuguseid üritusi korraldada. Tänaseks saanud Raplas nii populaarseteks ja kelle peale kõige lootusrikkad pilgud vaatavad, ei ole te ju Raplast pärit. Martin Hiiumaalt, Sven Avinurmest, Indrek Saaremaalt, Toomas, nagu mina Peipsi äärest, Aivar Tallinnast ja Jaak Karksi Nuiast. Ma palun teil meenutada seda hetke, kui te saite teada, et teil tuleb nüüd korvpalli mängima või siis treeneritööd tegema asuda Raplas. Mis emotsioone see teadmine tekitas, mida te selleks ajaks Raplast teadsite? Indrek? No minule tuli see suhteliselt nagu lihtsalt, et toona sai Kalevi peatreeneriks meie praegune treener Aivar ja siis tema lõi sealt mind kohe minema. Et mina otsin endale uus koht. No nagu viisakalt ikka laenule. Raplas tehti nagu kohe võistkond ja see nagu mulle väga sobilik koht oli ja siia ma hea meelega tulin kohe. Minu varasemad kogemused nagu noorteklassides Raplaga alati on nagu olnud professionaalsed, positiivsed, kui oleme pidanud üksteise vastu mängima, et positiivsed muljed olid nagu sinnamaani mul olemas ja muidugi meistriga võistkonda tulin siia, sest ülejäänud olid ka noored poisid ja ma olin suht kindel, et pingi peale ma ei jää siia. Nii suhteliselt kergekäeliselt oli see otsus minu poolt. Sinul, Sven? Mind oli minema, mind oli Rakverest minema. Andres ütles, et ei ole mulle kohta ja tänu treener Toomasele tema rääkis Indrek Luduga ja Jaak Arviga ja siis öeldi, et siin tehakse meeskonda. Jaanis aastal võttis mind oma auto peale vist Tallinnasse ja seal võttis Jaak mind vastu minu kompsudega. Poole tee peal ütles, on veel vähem raha kui enne ja siis pani mind sinna Mati peale elama. See oli samamoodi just see hooaeg, kui Raplas meeskond taasloodi. Nii et selles mõttes mingisuguseid värskeid kogemusi Rapla meeskonna vastu mängimisest oli olla ei saanud, eks ole? Ei, ma teadsin ainult siin Janar Soo ja Madis Pärn ja et nad on toredad poisid ja peast venni. No väga hea. Sina, Martin, no mind minema ei löödud. Alustasid ju mängikarjääri Pärnus, mistõttu võiks olla teatav põhimõtteline vastasseis naabermaakonnaga või siin läheb. Ja, eks ikka oli, Rapla oli ikkagi samamoodi sellised noored mängid nagu, aga mul tuli ikkagi, ma tulin peale 12. klassi nagu siia siis, et see oli nagu ikkagi samm edasi, ma arvan, nagu professionaalse nagu võistkonna poole, et nii palju, kui ma olin, vist oli 2 aastat, olime juba Rapla vastu nagu Pärnuga mänginud, et siis nagu treener ja ikkagi see nagu taustajuht, kes seal taga oli, siis tundus nagu ikkagi olevat nagu ikkagi parem on ju. Ja ma arvan ka, et mul tuli selles mõttes ka suht lihtsalt, et see oli nagu samm edasi ja ma arvan, nii see läks. Et aga enne nagu ega ma nagu Raplas peale korvpalli eriti midagi ei teadnud.
paar korda olin käinud siin Rapla spordihoones ja Ülede konsumis, aga noori ei midagi sellest. Aga teie enne mängijaks tulekut olite üldse Raplasse sattunud? korvpallialaselt siis et noortemängud ikka või midagi, aga niisama vist ma ei tea, või isegi läbi pole sõitnud. Kuidas sina, Toomas, siia sattusid? Minu siia tulekust kõige suuremat rolli tõenäoliselt mängis ikkagi nagu Indrek. Et kuna me töötasime noorte koondises 91 poistega ja siis üldse kuidagi nagu head ained olid korvpallialaselt just, siis ta ikkagi nagu mitu korda juba nagu varem rääkis ikkagi, kui ma Tartus tule ära ja nii ja ma olin siin mängimas käinud muidugi Raaku tundsin ja ma olen teda võitnud nende oma noorte poistega. aga said ka aru, et ta ei ole nagu normaalne vend ja Indrek ka, see nagu tõmbaski siia ja kui see pakkumine tehti, Svenil tõmmati nagu pool maha, siis Raak tegi mulle seda alampiiri peal seda pakkumine. aga nagu, et raha pärast siin kindlasti keegi pole, et ma oligi see, Jaak Indrek on nagu sellised suht nagu minu mõttemaailmaga vennad olid ja absoluutselt ei kahetsegi seda, et nüüd olen. Ja nagu Paas ütles, et tema mäletab konsumit, siis ta jättis midagi rääkima, et tõenäoliselt kõik, kes Raplas Kossumi mängimas käis nagu Varnburgel või see üks tõmbekeskus, kui sa tulid Pohinast mängimast või käisid Raplas, siis ikkagi Varnburgest käid läbi käima. Sellised nagu esimesed muljed siia tulekus. Sina, Aivar, olid pärast edukat mängikarjääri teinud ka eduka treeneride tüüdi Kalev Cramos nii-öelda õppinud mõned asjad ära, et siis tulla õigesse korvpallilinna esimese ajaloolise medalit püüdma, aga mida sa Raplast enne teadsid? Sina ju noorteklassis ilmselt said osa sellest ägedate talentide taimelavast, siin võis olla päris kõvasid lahinguid noorteklasside finaalturniiridel või paranda mind? Ma ausalt vastuse sulle võlgu jääma, et ma mäletan Kaliinrajoon, Leenrajoon, Oktoobrirajoon, Mererajoon, Tartu, Raplat ma ei mäleta. Ma võib-olla eksin praegu, aga ma ei mäleta. Kas Kalev Cramost tulla Raplasse oli vägev väljakutse või tegi see ka mõnes mõttes meelehärmi? Ikkagi kodulinnast ära? Ma ei tulnud Kalev Cramost. No TTÜ kaudu, aga... Ma võin nagu öelda, et magavale kassile jooksis hiir suhu. Et sa oled aasta aega nagu korvpallist eemal olnud, selles mõttes, et sa oled nagu reaalselt tööd teinud. Siis kui Jaak tuli minuga rääkima, siis sel hetkel nagu need tingimused ei olnud üldse olulised. Et saaks jälle nagu korvpalli juurde tagasi ja nüüd ma olen tänaseks päevaks, ma olen natuke üle 2 aasta juba Raplas olnud ja pean ütlema, et mulle meeldib. Mulle nagu väga meeldib siin. Et siin on tingimused enamalt alt kõik olemas ja selles mõttes ma arvan, et mis veel treenerile vaja on, kui sul on 12+ mängijat ja saali aeg, et anna ainult tuld ja muidugi fantastiline on see, et sa ei mängi kunagi peale tribüüni. Et sa mängid ikkagi rahvale ja see rahvas on nagu, ma saan aru, ka omaks võtnud ja selles mõttes mina nagu siiamaani ei kahetse. Sa tulid ja üsna alguses juba jagasid päris optimistlikke intervjuusid, mõni üksik mul meeles, tsitaadid muidugi mitte. Uskusid sa tegelikult juba siis, et kõigest paari aastaga on võimalik selles väga tihedas konkurentsis, mis Eestis praegu veel nii-öelda 2 suurele järgneb, võita see ainus kättesaadav medal. Huvitav on see, et ma ise ei mäleta ühtegi intervjuud, mis ma olen andnud. Toomas tuletab mulle intervjuusid, mis ma olen andnud 20 aastat tagasi. Küsin korra vahet seda, mis sa reede ütlesid, Rakvere mängu mäletad ikka? Siin jah, et miks ma ei pidanud uskuma sellepärast, et isegi ütleme enne Kalev Cramot, kui ma vahepeal olin TTÜ-s ja sain selle pronksi sealt kätte ja ma usun siiamaani, et väike linn on võimeline ka mängima 2 aastat pronksile ja miks mitte kunagi ka finaalis. Ilmselgelt. Jaak, kuidas sina Raplasse sattusid? Sellest on nüüd küll juba varsti saab 15 aastat.
selle sisse jääb siis aeg, kui sa hakkasid korvpallimeeskonda ehitama, siis vist pidid sa hakkama uuesti korvpallimeeskonda ehitama. Mis sind siia tõi ja kuidas sa sellesse tänasesse seisu oled jõudnud? Esiteks aitäh Aivar, et ainsana ei öelnud vähema palka maksa. Noh, see esimene rida rikkus maine tõenäoliselt ära viimaste inimeste jaoks ka, et no minu jaoks, et no nüüd saab 14 aastat saab täis, on 16 praegu jah, et tegelikult siis 2002 ma tulin ikkagi suhteliselt lihtne oli tulla, no mitte nüüd ju ei saa öelda kodulinn, aga väga kodune linn oli ta minu jaoks ja ajalugu on lihtsalt see, et kunagi, kui ma läksin Tsikki, siis mu toanaaber oli puhas raplamees Indrek Ruut. Jagasime tuba 4 aastat Tsikis koos ja seis oli selline, et kuna ma tulin sellisest piirkonnast, kus korvpalli mängitud, siis oli niimoodi, et ja ütleme see Viljandi spordikoolis ma olin mõned trennid tegelikult enne Tsikki minekut teinud, aga seal esimene aasta korra ma nende eest ka midagi mängisin, aga hiljem nad vist oli, et A-klassis minu arust, et ei pandud satsi välja. Ja siis kuidagi läkski nii, et Indrek kutsus mind Rapla eest mängima ja et mängisingi Eestikaid Rapla eest ja seal see side tekkis ja oli ikkagi niimoodi, et ütleme esimene aasta tulin maalt linna, siis ma olin ikka veel oli nii, et käisin iga jumala nädalavahetus käisin ikkagi kodus emme juures aga siis ikkagi aastaga sai must juba rohkem inimene ja siis ma mäletan, et nagu teisel aastal ma hakkasin ikkagi päris tihedalt nädalavahetusi ka Raplas veetma, et ikkagi see sinna Viljandimaale minek oli vaevalisem. Raplas oli väga lihtne ja siis selle viimase nii-öelda siis selle keskkoolini selle võib öelda siis lõpuajaga sai Rapla, nagu ma ütlesin, väga koduseks. Ma olen selle meeskonna sünni juurde, et nüüd ma tagantjärgi vaatan, et tegelikult mul on seal ka mingil määral, veel printisin igaks juhuks välja, vaatasin täna üle ka, ma nagu tegin sel ajal, kui see nagu konkreetselt loodud sai, ma tegin mingeid märkmeid, et kuidas see läks, kuidas see alguse sai, aga nüüd tagantjärgi ma saan aru, et tegelikult ikkagi see algus sai alguse ikkagi juba siis tegelikult Raplasse tulles, et mulle meeldibki selle meeskonna juures see, et ta on ikkagi suhteliselt, ta on sellise loomuliku arengu tulemus. Et me jõudsime ju mingi moment, et kõigepealt oligi, et see noorte osa oli suhteliselt kehvas seisus, välja arvatud tüdrukute korvpall. Ja kui see sai nagu, see arenes, meie oma mängijad kasvasid, me läksime 2008-2009 vist, jah, läksime teise liigasse, võitsime teise liiga, sealt tõusime esiliigasse läksime ka kindla võiduplaaniga, aga õnnetult me tegelikult juba veerandfinaalis kukkusime välja, ei saanud isegi finaali ja tegelikult see kõik nagu tegelikult valmistas seda meistriliigasse tulekut ette ja eelkõige just see, et olid ikkagi need mängijad, kes meile tundus, kes peaks saama võimaluse meistriliigas mängida, aga nad ei olnud piisavalt head sel ajal, et mõnda teise meeskonda saada. Ja siis sealt see nagu tuli ja tegelikult mõte oli ammu peas, et me olime nagu, ma arvan, eks me olime kõigepealt Indrekuga eraldi seda kindlasti omas peas unistanud, selle peale mõelnud, aga kogu aeg tundus, oli mitu põhjust. Mis meeskonda on kõige magusam võita ja kellel on kõige valusam kaotada? On see ikka Tarvas või on teil individuaalselt keegi teine, kellel on kõige ebamugavam kaotada? Minu jaoks Rakvere ja Roks oli. Mina võin öelda, et ma alati on magus võita neid, kus sa oled varem mänginud, et neid on kindlasti magus võita, aga muidugi Eestis Rakveret võita, seda on alati hea. Nii et see, et mingi korvpalli ajakirjandus spekuleerib, et see on Eestis nagu klassikaline vastasseis, number 2 Rocki ja Raamo kõrval, aga tegelikult veel kirglikum, et see kehtib ka platsil.
on küll jah, et see Rakvere, noh, ta on tekkinud viimaste aegadega ka, 5 aastat võib-olla, et Rakvere vahepeal oli siin hirmus kõva finaalis mängis, eks, et see on nagu seda mainet nagu nii palju neil tõstnud ka, eks. Ja sellepärast võib-olla ongi see nagu magusam, et võib-olla on nagu see tunne, et ta peaks olema nagu natuke tugevam võistkond, tegelikult ta nagu selles pildis ei ole, aga võib-olla siis nagu rohkem meediaga on selle võistkonna ümber olnud, et tekib see tunne, et ta on magus võitla. Sina, Sven, oled, nagu sa ennist just mainisid, sul on isiklikud suhted Tarvasega, et kehtib sinu puhul sama, et see on kõige olulisem vastane. Isiklikud suhted Valgaga ja muidugi. Neid kõik on mõnus võita ja halb kaotada. Muidugi Tarvas on selle ümber on siuke kära käinud, et ja me oleme selle loo oli ka päris kõvasti neid peksa saanud ja võitnud ka, et see nagu neid võita oleks väga kõva ja hea tunne. Kuidas sulle tundub, vaadates näiteks viimast 30 aastat, meenutades oma algusaegu, karjääri algusaegu, kas see distsipliin, režiim ja aukartus treeneri ees, on see ajas muutunud? Ajad on vähe teistsugused, aga kindlasti ma olen vist tõesti hästi palju treenereid läbinud, noorteklassis küll vähem, aga ma usun, et alustades siis liidu juunioride koondisest kuni siis Ateena Panathinaikoseni olid mulle nagu ma austasin kõiki treenereid ja ma kuulasin neid ja nende sõnad olid nagu mulle väga tähtsad. Et hiljem, kui ma sealt Ateenast juba tagasi tulin, siis ma mõtlesin, ma olen juba tark ja ma olen targem kui treener. Et nii ta on nagu loksunud mul. Tänapäeval, mis on muidugi täiesti omaette teema ja terve teemade ring, see mismoodi sotsiaalmeedia on mõjutanud inimeste vahelisi suhteid ja inimeste ettekujutust enda positsioonist ülejäänud maailmaga võrreldes. Sellest võiks muidugi lõpmatuseni rääkida, aga see on rohkem ajakirjandusõppejõudude ja ühiskonnateadlaste teema. Aga on sul ka vahel selline tunne, et tänapäeva noored, siin jätame need 3 noormest kõrvale, aga üldiselt, et tänapäeva hoolealused peavad ka ennast targemaks juba maast madalast kui treener. Segatus korra vahel. Kui keegi lugenud selle Aleksi Fergusoni raamatut, eesti keelde, siis ta ütles selle Margo Kihvti lause, et põhimõtteliselt jalgpalli kohta iga pallimängu. Iga mängija peab ennast alati targemaks treeneriks ja ta arvab seda nii kaua, kui ise kunagi treeneriks hakkab. Siin ongi huvitav paradoks. Ma just mõtlesin sellele, vaatasin siin üle mängumeeste sünniaastad ja Martin 93, eks. 93 mäletame kõik kuulsad spordiajakirjanikud, kes olid kogunenud Saksamaale, valisid Aivar Kuusmaa Euroopa meistrivõistluste 5 parema mängija hulka. Martin samal ajal sündis. Martin ei saanud kuidagi moodi isiklikult kogeda ja ka teised 2 samuti. Seda, mida meie nägime, kes teletast, kes võib seda praegu siiamaani vaadata internetist. Ehk et, mis ma öelda tahan, sa võid mängijana olla ükskõik kui kõva mees, terve maailma nimetlusest kummuli. Aga kui sinust tippmängijast saab treener, kas sa pead siis hakkama ikkagi täiesti nullist peale? Need kunagised teened ei loe mitte midagi ja see, et sa olid kunagi absoluutne tipp nende meeste jaoks, ei tähenda midagi, et autoriteedi väljateenimiseks pead sa nullist peale hakkama, on see nii? Ma arvan küll jah, et ega mulgi kerge ei olnud, et kohe esimene aasta Balti liigas seal pidi rinda pistma nii Žalgirise kui Ritasega ja 50-sed kolakad tulid ja väga paha oli seal pingi peal olla. Aga selles mõttes kõike sa pead ikkagi hakkama mängijatele samamoodi tõestama ja sa pead esimesest nagu sammust sinust peab õhkama seda treeneri olekut ja enesekindlust ka, et loomulikult esimene aasta võib-olla ma ei suutnud seda tõestada, aga ma arvan, et nüüd on 10 aastat peaaegu möödas, et võib-olla alles järgmise 10 aasta jooksul ma hakkan tunnetama, et enne kui see aeg otsa ei saa muidugi siin.
no sina, Sven, oled mänginud väga paljudes Eesti klubides, mõni üksik on, kus sa võib-olla käinud. Ehk et kui sa jõuad ka. Aga mis tähendab ka seda, et sa oled mänginud paljude erinevate treenerite juhendamise all. Ka nii-öelda profikarjääri jooksul. Nüüd, kas see, et praegu on sinu peatreeneriks endine absoluutne tippmängija, muudab treeneri automaatselt kuidagi autoriteetsemaks või loevad treeneri puhul hoopis teistsugused omadused? No selge see, et mind oli informeerinud vanem mingi Andre peal kõiki nende lugude ja asjadega, nii et ma kartsin. Et tuleb siuke mees siia ja hakkab neid asju korraldama, et ikkagi väike värin oli sees ja see väike värin on siiamaani, kunagi ei tea. Ei, respekt ja see on selge, treener on treener ja mängib, selles mõttes, et ei lähe, ma ei tea, ei istu kõrval ja hakka mingi kuradi jama korraldama. Sinu jaoks loeb see, et Aivar oli kunagi nii ja niisuguste tiitlitega mees või samas mõjutab sind kuidagipidi ka see, et mäng ise on 20 aastaga nii palju muutunud ja võib-olla füüsiliselt olete teie vägevamad, kui nemad üldse kunagi olid. Võib-olla te mõtlete nii ja seetõttu nagu see vana pagas midagi väga ei loe. Ei no mõtted võib mõelda, aga ikkagi me peame oma selle pundiga peame ikkagi neid tulemusi tegema, et sa võid mõelda, mida tahad, aga üks mees on meil eesotsas ja mina mõtlen nagu niimoodi, et olgu seal, kes tahab, et kui me tahame seda asja teha, siis me peame tegema seda, mida üks mees annab meile juhendid ja nagu juhatab meid, et me ei saa ise 10 eri mõtet siis nagu teha, et igaüks paneb siis enda asju. Üks mees peab selle asja kokku võtma ja siis me peame sinna ühte rada panema, et mina mõtlen nagu niimoodi, et vahet ei ole, et ma ei tea, selles suhtes, et paneme sinna Paaso ette, ta paneb meile nagu selle suuna ette, siis kui me tahame seda saavutada, siis me peame selle 10 mehega nagu seda rada panema, mis tema nagu juhatab meid, et aitäh, see võrdleb. Selles mõttes, et 12 võistkond ja 12 kibra iga rada. Alati on need 2, kes oma rada panevad, nii ka meil, et jaa. Väga huvitav. Ei ole nii, et mehed tulevad ja hakkavad mängima, käib agar mõttetöö. See, mis sa praegu kirjeldasid, see mõtteprotsess rohkem hommikul enne trenni, näiteks Audentesega mängu ajal või mis hetkedel kõige rohkem sa... Ma arvan kunagi mingi 20 aasta pärast, kui keegi mängijatest kirjutab või treeneri keegi kirjutab, siis Svenist kirjutatakse, et temal meeldib mängu ajal nagu juttu rääkida igast kere asju ajada. Aga no põhiliselt jutud ikka on riietusruumis enne peale trenni, et kõige parem on peale trenni, istud seal riietusruumi, ei viitsi pesta ennast, ei viitsi midagi teha, koju ei viitsi minna ja siis 10-15 minutit rahulikult ja ajad seda jama ja siis käib see põhiline mõttetöö. Kas tänapäeval on režiim ikka 100% paigas? Sinu meeskonna või sinu poolest seas? Ja ma ei usu. Sest et kunagi nagu kirjutamata reegel on nii, et kui mäng on läbi ja järgmine päev on puhkepäev, siis noh, võiks olla mingi öeldakse, ei, tiimisisene reegel, et väljas võib käia, aga kell 1 peab kodus näiteks olema. Aga meil nagu vabariigis need asjad puuduvad, et meil lihtsalt pole nii palju võimu ja meil ei ole nii head tingimused, et mängijad niisuguseid asju ette kirjutada, et tavaliselt on nii, et treener ütleb, et kui järgmine on puhkepäev, siis ta ei tee numbrit, kui ka mängijad käivad aeg-ajalt väljas. Et selles mõttes nagu kinni saada lahti, aga ma arvan, et kui mõistuse piires käiakse, siis ei juhtu midagi. On teil selline, mis Toomas ütles, et on selles mingi tõetera, et tahaks õigel ajal koju minna, aga tütarlapsed muudkui voorivad ja tahavad näiteks Indrekuga selfit teha ja kõik see, mis tänapäeval nii moes on? No,
ikka on neid, kes tahavad, et see oleks kobarne, jah. Aga siis on head sõbrad, kes peavad aitama. Pole seal, ma olen ka nii, et kui öö vaja. Mitte niimoodi, et koju ikka viia, mitte sinna. Martin, sina oled veel täiesti valaline või on siin asju, millest mitte enam rääkida ei või noorusele vaatamata? Võib ikka rääkida, aga eks ikka väljas võib ikkagi ei ole, et see vallaline. Selge, jah. Hea küll. Juba läks jutt nii ohtlikele teemadele. See jutt paneksin pärast videoga üles, et tõepoolest väga neist teemadest rääkida ei saa. Aga Aivar, see aeg, millest möödumisest me tähistame nüüd sel kevadel loodetavasti väga võimsalt veerand sajandi möödumisest, see aeg ja see hooaeg jäi selle huvitava perioodi lõppu, kus sa said, minu jaoks on see huvitav selles mõttes, et kui ma uurin gloobust või maailma või siis endise Nõukogude kaarti, siis võib juba vaadata, et jube põnev. Vladivostokis käisid ja Krasnojarsk. Ei käinud Vladivostokis. Ahah, Vladivostokis omad toodi kuskile keskele turniidele kokku. Ei olnudki Vladivostokis. Aga esiliigas nad. Ma olin Riia Astis. No okei, teised ülejäänud mehed, kes sul seal hiljem või kulla võitsid, pidid vist ka Vladivostokis olema. Et see tundub kaardi pealt vaadates jube põnev. Ehk et sa said võib-olla siis veel enne seda liidukate aastat esiliigas Riiaga ja juunioride laagrites näha ikka väga tänapäeva mõistes võib-olla juba naljakaid, aga siis vist ikka päris õudseid asju, et meenub sulle täna mõni lugu, mida sul alati küsitakse. Ma isegi kunagi Ekspressi sinu kompensatsioonilugude ees rääkisime ühest loost, kuidas mingid mehed ei tahtnud lennukisse minna ja sõitsid siis 1000 kilomeetrit ja jätist kuhugi autoga, aga kindlasti on see veel huvitav lugusid. Issand jumal, kui me hakkame seda praegu meenutama kõike, siis me jääme. No aga korvpall saalidest, räägime lennukitest. Korvpall muutuvas ajas. Hotellid ilmselt Venemaal ei ole muutunud, vähemalt need kuhu... Ma arvan, et on muutunud, kõik on. Lennukid on ka juba isegi pole enam Aeroflot. Või Aeroflot on, aga pole nõukogude oma. Aga ei, kui rääkida näiteks, alustame võib-olla siis saalides, siis jah, et olid tühjad saalid, olid saalid, kus pidi vaiba peal mängima. Taškent oli see Mistra vanasti, ma ei tea, kuidas rääkida. Vaip oli maas ja mängisid. Viskasid pikaalisse kõik. Maha ja siis, kui läksid Tbilissi, ütleme, seal oli ikka korvpalli nagu see hullus oli päris kõva, et 5, 6, 7 tuhat soni oli sul saalis, et seal naisterahvad ei käinud. Ja ei see ütleme, päris huvitav, et jah, lennukitest rääkides alati, kui ma lennuki peale läksin, ma vaatasin, ukse kõrval oli see väljalaske aasta nagu. Ja ka on minul juhtunud niimoodi, et mitte üks kord ainult, et ma olen poole reisi peal lennuki pealt maha tulnud ja taksoga edasi sõitnud. Sest rääkides alati, kui ma lennuki peale läksin, ma vaatasin, ukse kõrval oli see väljalaske aasta nagu. Ja ka on minul juhtunud niimoodi, et mitte üks kord ainult, et ma olen poole reisi peal lennuki pealt maha tulnud ja taksoga edasi sõitnud. Lennuk oli õhus või maa? Maa peal oli, ükskord oli see, et kui me Puibosse või mis ta oli, siis kolm korda üritasime maanduda, ei õnnestunud ja siis panime kuskile 300 kilti eemale, siis õnneks oli mul kamraad olümpiavõitja ka, kes oli nõus muga tulema. Et siis võtsime takso ja jõudsime enne võistkonda hotelli. Et vaatad kirjade järgi, et reisilennukaga siis sisseastus seda aru? Ei, lihtsalt see nagu pani imestama, et ta nagu maha ei saanud, et looksutas küll, aga nagu põhimõtteliselt oli maa näha, ütleme 10 meetrit, pani õhku tagasi. Aga kaua see niimoodi tiirutab, pahakas. Aga Kreeka aeg oli see, sa teed seda Tbilissi näidet ja kes on korvpalliromaani jällegi Dixi sulest lugenud, need ka Tbilissi õhkkonda kujutavad päris hästi ette. Et kas Kreeka aeg oli mõnes mõttes isegi hullem või? Sealne publik on ju legendaarne, alates juba sellest 89. aasta EM-ist, kus siis olümpiavõitja poolfinaali otsustaval hetkel mündiga tabamuse sai ja pidi platsilt lahkuma. Et see Kreeka publik, sellest mälestusi sul erilisi? Seal võib
erinevalt rääkida jälle, et ega meie võib-olla ei teagi niisugust aega, et saalides tehti suitsu. Ja kodusaalis mängisid, siis teistel küüni nagu põhimõtteliselt väljakul olles ei paistnud. Ja ega siis ainult rahvased ei ka treenerid tegid. Ja minul on üks hea, ütleme, mängisid ja vastasvõistkonna treener tegi suitsu, sõimas kohtuniku, kustutas ära ja ma niimoodi selle kolinda kohtuniku poole. Üks aasta ma olin Belgias mängisin ja mis mulle seal õudselt meeldis, seal oli hoopis teistsugune kultuur. Seal rahvas tuli saali, nad laulsid, nad nautisid, neid ei huvitanud, kas võidab või kaotab, neil oli fun. Ja peale mängu oli alati, sa ei tohtinud peale mängu ära minna, sest igas saalis oli 300-ruudune ala, kus siis olid klubi omanikud, sponsorid, mängijad ja fännid, kõik said kokku. Ja siis sa pidid 1,5 tundi nendega rääkima, aga see kõik ei õlleklaasid taga. See oli lubatud kõik. Jaagude mõte vihje. Et see oli nagu, ütleme, ja nad korraldasid niimoodi, et lapsi ka saali saada, siis oli alati seal jäätistega vaba, nii et võta palju tahad, laps söö jäätist ja see oli nagu, ütleme, hoopis teistsugune kultuur. Aga lase ta rohkem. Ei, see on kommentaarid. On need midagi sellist, mis segavad mängule keskendumist või vastupidi motiveerivad veel rohkem? Noh, kui te olete näiteks igapäevased lugejad, vähemalt enda mängude ja meeskonnaga seoses ja teil tekib näiteks tunne, et kuskilt Valgast tuleb eriti vastikult kommentaare, et siis lähete topelt vihaselt Valga vastu mängima. See on suvaline näide. Või on see, või niisuguseid näiteid ja skeeme kuidagi joonistada ei ole väga võimalik? Pigem on see erand, kui nagu need kommentaarid kuidagi mõjutavad või motiveerivad või see on pigem erand, aga üldjuhul ikka läheb see nagu mööda, pöörab mööda. No kui sul on selline päev, et paned 7-0 kaugelt ja siis keegi kuskil parastab, kas on ka tunne, et vastaks või tahaks teada, kes see on? Ei ole. Mis tähendab teisisõnu, et ega sa vähemalt pahatahtliku vastuväe suhtes oled üsna ükskõikne. Ja see mind eriti küll ei võiti. Pigem on enda peale vihan, et see, mis väljast on, mis see ikka on. Kuidas kiitusega on? Kuidas te mitte enam ju päris algajatena, kuidas te sellesse kohaliku, selle Rapla rahva imetlusse suhtute? On teil selle kohta näiteid? Ma olen ise näinud seda, mis saalis toimub, aga seda, mis on, ma tea, ööklubi jätame kõrvale, aga lihtsalt, ma ei tea, Konsumis või pärast mängu sealt saalist kodupoole kõndides või parklasse kõndides. On teil niisuguseid südamlikke hetke olnud, kus keegi tuleb tänav? Tegite tuju heaks, tasus tulla kaugelt vaatama. Kaugelt Rapla maakonnadest osast. Neid on päris tihti ma jätnud, et poes kuskil toiduleti vahel kõndis inimesed tulevad, pasutavad õlale ja ütlevad, et aitäh, et väga vägev ja see on nagu suhteliselt tavaline ja see on 7 tundi ei ole väga huvitav. Rain alati tuleb, ütleb, et ei ole, et pane edasi. Et see on väga lahe ja nagu soe värk ja kuidagi nagu igapäevaseks on see juba nagu niimoodi muutunud, et inimesed tulevad juurde ja räägivad ja uurivad ja et selles mõttes on nagu väga mõnus. Aga ei, Raplas on jah, kõik see asi soem ja mõnusam ja nagu oleme üks suur pere. Tõesti on jah, et Rapla on ikkagi kuidagi, inimestel läheb rohkem korda, millega sa siin tegeled ja et see nagu vahetu suhtlemine nagu, et siin on nagu see parem kuidagi, inimesed on sõbralikud. Keegi ei tule päris ütlema, et sa oled jamast ei teed või vahest ei teed. Ikkagi tuleks rääkima, et hästi ja vahel pole, et see ei teed. Kuna viimasel ajal jube poppill on hoopis Parmupill, mis on armupill, siis teeme ühe looga Parmupilliga.
te näiteks või mida näiteks Raplas tehakse või saab teha selleks, et 7-8-aastane ei tõttaks juba jalgpallitrenni või tennisesse või kergejõustikku, mis kõik on toredad alad ja siin on ka kindlasti lapsevanemaid, kes just jalgpalli eelistavad oma võsukesele aga no täna nende meeste käest ma pean küsima, kuidas neid sealt jalgpallitrennist kätte saada. Mida teha saab? Mul on nagu selles mõttes, et enne võib-olla selline pessimistlik kala toon, aga tegelikult kui Rapla tüdrukute korvpallist rääkida, siis ma isegi Rapla tüdrukute sportivad teha, siis neil on nagu üldse minu silmis üks parimaid treenerid, kes olla saab, on Kaia veel praegu. See, mis seal tüdrukutega toimub, ma olen üldiselt väga kriitiline alati korvi suhtes, aga Kaia suhtes ma alati kiidan. Et see nagu vaimustus ja kõik, mis ta suvel tegi ja linnalaagrid, ta on nagu, ei öelda kohe, äkki jumal anna neile tüdrukutele, eks ole, vabal ajal nad käivad kogu ringi, kus Kaia. Ma ikkagi loodan, et nagu mingi 7, 8, 9 aasta pärast ikkagi tuleb päris palju ägedad mängida. Ja küsimus on õige, et hea võrdlusi saan tuua, et selle sama ajaga, kui ma ise Raplasse tulin, oli vahetult aasta enne seda oli spordikool likvideeritud ja tegelikult linnas oli 3 ala üldse, mida kohalik omavalitsus toetas, oligi korvpall, kergejõustik ja orienteerumine. Ja praegu on sellest saanud praeguseks momendiks, ma arvan, et ma ei eksi, et minu arust on täpselt, kas ei ole 13 ala, kes midagi, kes igaüks midagi teevad ja keda kõiki nagu tahetakse toetada ja et selles mõttes see on õige, et see konkurents on väga, väga reaalne. Pikalt on räägitud sellest, et tegelikult siiamaani paljud treenerid peavad seda õigeks, et tegelikult varajane spetsialiseerumine on tegelikult kahjulik lapsele ja ei tohiks tegelikult juba 7-aastaselt esimesse klassi tulles seda ala valida, millega edaspidi tegeleda, et see ei pruugi esiteks. Tegelikult tuleks spetsialiseeruda kohe korvpallile, aga lihtsalt tarktreener teeb samas raames ka teisi ei ole see koguks. Et ongi see, mis me saame praegu teha, et kuna jalgpall on ikkagi kõige tõsisem siis otseselt konkurent laste suhtes, et kuna jalgpalli on niivõrd palju lihtsam alustada selle õppimist, siis on tõepoolest nagu jalgpall on juba mõnda aega tagasi lasteaedadesse läinud ja oleme tegelikult mingil määral ka ise seda mingi aeg teinud, aga praegu oleme ka sealmaal, et tegelikult ei olegi muud varianti, et meil ei ole mõtet kiruda ja rääkida ja selgitada, et nii varakult juba hakata ühe alaga tegeleda, et see on kahjulik, vaid selle asemel tuleb ise minna ja paremini teha, ja see ongi nagu eesmärk. Üks konkreetne eesmärk, mis sellest sügisest me kindlasti tahame minna lasteaedadesse, aga mitte siis korvpallitrenni tegema, vaid see, mis Tom ütles, et lapsi sporti tegema, liigutama ennast, aga loomulikult, et meil on päris mitmeid näiteid, kus ikkagi paratamatult, kui lapsevanemal see seos tekib side klubiga, siis tal on ikkagi tunduvalt lihtsam kooli minnes selle sama klubiga edasi minna, et see on lapsevanemale mugavam, mingi usaldus on selle peale tekkinud, aga seda tulebki ongi, me peame lihtsalt ise seda veel paremini tegema. Kas nüüd Toomas ja Aivar, teie tunnete treeneritena sellist, et teil on ka ühiskonnas niisugune keskne roll, et olla selles kohalikus ühiskonnas, et just teie mingisugune eeskuju, teie mingisugune käitumine mängu ajal linna vahel võiks olla see, mis paneb lapsevanemaid mõtlema, et mina panen oma lapse korvpallitrenni. Või ei pane, eks. Või ei pane mingil juhul. Jah. Tunnete te sellist lisakohustust lisaks konkreetsele mängule, konkreetsele meeskonnale, linna või valla ees? Oli seda vaja öelda, sa ei saa üldse vaadata. Ei, aga ega siin minu meelest nagu ennemgi sai mainitud, et tulemus ju paneb selle asja paika, et kui tulemus on ja ütleme, võtame selle eelmise hooaja viimase mängu, et kui lapsevanem näeb seda rahvassaalis, siis samamoodi minu vanemad nägid ja ka mina nägin neid aegu, kui Kalevi hall oli puupüsti täis ja sel ajal ei olnud jalgpalli, sel ajal
oli võrkpall, aga mitte, ikkagi oli, ütleme, see aeg, kui mina alustasin spordi, oli Eesti rahvast korvpalli usku ju. Et ma kujutan ette, et Raplas samamoodi see just nagu mõeldes eelmist hooaega publiku kasv nagu, mismoodi see oli, et kui ma oleks lapsevanem, no ja kui laps käiks spordisaalis neid mänge vaatamas, ikkagi suunaks siis sinna, kus on publiku huvi ka. Aga see on minu arvamus lihtsalt, et ma arvan, et võistkonna tulemus on selles valdkonnas või sel määral ikkagi tähtis. Selles mõttes on Rapla meeskonnal vist on publikuga praegu seisud ikka väga head või on veel mingit arenguruumi? Ma veel ütlen, et ma oleks muidugi eeldanud, et Aivar ütleb, et loomulikult ta tunnetab vastutust. Et see on üks jutt, mis ma räägin kõigi mängijatega, on esimene jutt, kes Raplasse nii-öelda uued mängijad tulevad, et see on esimene jutt, et ma teen neile selgeks, no mis ma alati ei tee selgeks, aga ma üritan ikkagi teha selgeks, et mis on korvpall Raplas, kes on nemad läbi selle Raplas ja kui tähtis, mida see korvpall, meeskond ja seega nemad nagu sellele kogukonnale tähendavad. Et nad alati nagu tajuks selle tähtsust tegelikult. Et see on nagu ülimalt tähtis, et see on nagu, see on, ütleme, ongi selle väikse linna eelis ja teistpidi nagu kindlasti kohustus on suurem, et siin ikka, siin kogu aeg kõik teavad, kes mida teeb, samal ajal, ka ju võib rääkida, kuidas ikkagi Tallinnas ju iseenesest mõistetavalt see ei ole samamoodi, aga mis puudub publikut, siis on muidugi nii, et muidugi on hästi, muidugi on hästi, on isegi väga hästi, aga esiteks, ma tahan, muidugi mina tahan veel paremini ja tahan veel rohkem, et ma tahaks ikkagi, eesmärk on kogu aeg, et kasvatada seda keskmist. Arva tõuseb, ja pikalt samal tasemel. Et seda keskmist, just seda keskmist arvu, et see inimeste hulk, kes ikkagi regulaarselt käib terve hooaja jooksul, kes ei reageeri nii palju meeskonna tulemustele, et kes jätavad tulemata, kui on 2 kaotusi järjest saadud ja on kõpsti tagasi, kui on 2 võitu järjest. Et ma tahaks, et nende inimeste arv nagu kasvaks, ehk siis nad ei tule ainult nagu ikkagi ainult selle võidu emotsiooni. See on väga huvitav teema. Mis see keskmine näitavus praegu on? 75% kuskil? Kusjuures ta sinna kanti on, jah. Ta sinna kanti on. Ja tunned sa, et see nagu, ma ei tea, ajalehes pikalt töötanud see äkkotsus, et kui 2 nädalat on olnud lehenumber igav, siis ma nüüd seda Selverist see nädal ei ostagi seda nädalalehte näiteks. Et kas samasugust emotsioonipõhist, et täna ei lähe sinna mängule, sest nad on 2 mängu järjest tappa saanud. Eriti kui veel elab linnast pisut väljaspool ja see kõik on üks suur ettevõtmine. Et kas sellise äkkotsusega seltskonna suurus on Raplas väiksem või suurem kui mujal? Mingit fännide truudust see nagu näitab? Ma arvan, et kindlasti on väiksem, aga kuna see on minu jaoks ikkagi ülitähtis, et ma olen kogu aeg öelnud, et kui meil ei oleks seda rahvast seal saalis, siis ma ütlen, siis mina seda meistriliiga osa nagu kindlasti ei teeks, et seda ei ole, sellel poleks tegelikult seda mõtet. Kuidas teie mäletate, mida te pidite või teie vanemad või eestkostjad, kes teil seal olid, need vedajad, kes teid korvpallitrenni vedasid, mis imesid nad pidid selleks tegema, et te korvpalli truuks jääksite? Ma eeldan vaadates, te olite juba lapsena, kõvad jooksjad, rammumehed, kindlasti käis ka teie pärast mingisugune võitlus, et teistesse trennidesse üle meelitada. Mäletate seda aega? Või ei tekkinud korvpallile konkurente kordagi? Minul isiklikult ei tekkinud, et
ma olen nii väiksest kohast pärit, sest üks trenn oligi, valikuid nagu väga ei olnud. noh, sina Martin on veel väiksemast. no selles mõttes meil ikkagi tehti alasid erinevaid, aga kuna minu isa oli treener, siis nagu ikkagi noh, ta küll ei teinud ainult korvpallit, tegi selles mõttes üleüldiselt üldkehalist ettevalmistused. Et see nagu kindlasti mind nagu aidanud kaasa, et ma nagu, et ei hakanud nagu kohe selles mõttes korvpallile pühendama, et tegin nagu ikkagi väga palju erinevaid alasid ja siis nagu lõpuks ikkagi nagu gümnaasiumi alguseks sai nagu selgeks, et ikkagi liigun nagu seda teed selles mõttes. Sinul ka ei tekkinud kunagi kiusatust ala vahetada või? Ei, sellega mitte. Ma käisin küll teistel võistlustel, aga nagu korvpalli see, mis nagu oli see üks ja ainus. Kui palju mängijad ja treenerid peavad südant valutama või muretsema nende asjade pärast, millest Jaak just rääkis, et vaatajanumbrid, kuidas teha kohalikele või selle Eesti regiooni, Lääne-Eesti või sellise Edela-Eesti piirkonnale siin ahvatlevaks ennast ettevõtjatele, et saada saali need reklaamid ja sponsorraha, et on teil ka, peate tervist muretsema või isegi äkki oma tutvusi kasutama selleks, et see asi veel areneks ja areneks? Tahtsin öelda, et mina töötan igapäevaselt või minu põhimõte on kogu aeg nagu olnud see, et ja eesmärk on see, et ma ei pühendaks treenerit absoluutselt mitte millessegi, mis puudutab raha, ükskõik siis mis moel. Et ma ise olen tegelikult, ma usun, et tegelikult, või ma tean, siis polegi mingi eriline, ma ei tea, teadmine. Tegelikult see ongi loogiline, nad on treenerid, see on nende töö ja see ongi ainuke asi, mille pärast nemad peaks muretsema. Et aga aeg-ajalt nagu tuleb neid momente ette, kus ma ikkagi mingites olukordades pean mingeid olukordi jälle nendega jagama ja neid mingilgi määral kurssi viima, kui on teinekord vaja mingitele asjadele ikkagi ei öelda. Sest mulle ei meeldi ei öelda, mulle ei meeldi neid kaasata nendesse probleemidesse ja muredesse, aga see ei ole nagu kahjuks alati võimalik. Ja siis mis puudutab treenereid, kuna ikkagi meeskonna puhul oleneb see palju ikkagi peatreenerist, et ma ei ütle, et sellepärast Tomil nagu see suhtumine teistsugune oleks, et aga Aivar nagu treenerina ta ikkagi muretseb uskumatult palju selle pärast ja arvestab nagu sellega reaalse eluga, et ta ei ole see, et mind ei huvita, kas saab või saa, vaid on lihtsalt, et peab saama, vaid ta tegelikult ise mainisid ka, et ta ongi tegelikult ka ise konkreetselt sellele kaasa aidanud. Sa, Aivar, olid pärast tänavust viimast Balti liiga mängu üsna pessimistlik. Mitte see, et mäng läks nagu läks, tegelikult oli võitlust kõvasti, aga kogu see Eestist, Läti, Leedu klubidele, et üleüldse hakata nendega konkureerima, et selleks on vaja nii põhimõttelist ja süsteemset muudatust meie korvpalli ülesehituses, et kuidagi pessimistlik olid, et on sellel Balti liigas mängimisel jätkuvalt mõtet, on see jätkusuutlik Rapla ja Eesti klubide jaoks? Ma pole kunagi öelnud, et ei ole mõtet. Ei, seda see ei olnudki, aga ma olen alati pooldanud, et olenemata resultaadist, eriti võistkond, kus ei ole väga palju kogenud mängijaid, mängida lätlastega ja leedukatega on kindlasti suur samm, ma usun, nende arengus edasi, kui nad ei mängiks ja kui nad mängiks ainult eestikaid. Et kindlasti on see kasulik, aga pessimistlik. Pessimistlik selles mõttes, et Läti-Leedu korvpall on natukene meist juba ammu eest ära läinud. Ja et nendega nagu konkureerida, siis vanast oli lihtne, vanast oli liidu meistrivõistlustel enam kõikidel võistkondadel ühesugune rahakott. Et tahes-tahtmata meiesugune võistkond ei suuda kunagi hoida seda samat võistkonda koos, kes meil oli eelmine aasta või kes meil on see aasta. Ja on jälle need muudatused ja nii kui meil see hooaeg ja eelmine hooaeg läks, et algul oli nii palju välismaalast, siis lisandus üks. Nüüd see aasta on eriti nagu õnnetu olnud, et meilt on lahkunud tegelikult 3 välismaalast juba see hooaeg.
ja juurde on siin tulnud erinevatel aegadel, et tegelikult see on natukene nagu raske, aga samas me peame sellega leppima. Ja teie mängijad leiate, et Leedu lõunaosani kestvad bussireisid tihtilugu, õnneks mõnikord piirdutakse ka Põhja-Lätiga, et on see seda vaeva, seda loksumist väärt, see kogemus, mis te oota, ma segan nüüd vahele. Sankt-Peterburg bussiga, Riia, Vilnius, Kaunas, Minsk. Minsk käidi ka bussiga liidukaid. Tbilisis ei käinud või? Tbilisis läksime lennukiga. Kuibussegi said taksoga? Ega taksoga ja läbi. Ikka Minski mindi ka bussiga, mis see? Kes see nutab, et bussi ei võsitab? Sõber nutab. Otsu keegi nutma hakata, ma tahaksin ainult näha siit Kalevipoega teile vihaseid vastuseid. Vist ei ole varianti öelda. Ei ole varianti. Pärast ütlesin. Mul nagu eelmine aasta Hispaanias olid ka 15-20 tundi bussireisid, et siis ma mõtlesin ka vahepeal, et kõik see vinguid ilgelt raske, mul oli kogu aeg silmad sellest, et kuule lahe. See on kossu mängimine. Ma reisin, ma sain käia mängimas kuskil Põhja-Afrikas, käisime igast kõik jutud ja mulle küll väga meeldis, et mingi probleem on, et see bussisõit on kõige väiksem probleem üldse. Võtagi veel paari lausega siin tänaste kuulajate jaoks oma Hispaania kogemus kokku. Mida see sulle õpetas? See õpetas, et mul on veel palju õppida. et seal maal mängiti kiiret korvpalli ja mitte nagu sükest hullu edasi-tagasi jooksust, vaid sa pidid nagu mõtlema ka seda samal ajal. et ei olnud mingi peakast seina jooksed, et kõik see asi käis nii meeletu tempol ja nii palju nüansse pidi nagu meeles pidama ja kui sa ei pidanud, siis tuli järgmine mees. Kas see õpetas sulle ka kuidagi konkreetsemasse ja kitsamasse kuiu või vormi panema seda, mida sa näiteks aivanit tootad? Või vastupidi, tekitas see sus sellise tunde, et neid asju, mida Euroopas läbilöömiseks vaja läheb, Eestis ei ole võimalik õppida? Ei, muidugi on siin võimalik õppida. Lihtsalt sa pead teadma, mida sa treenerilt tahad ja tänu sellele oskad ka seda keskenduda. Teadma, mida sa treenerid tahad, et treener peab teadma, mida sina tahad. Ja. Et see ei ole päris niimoodi, et see peaks olema vastastikuna. Sõnasta veel kord see, miks kõigele vaatamata sa läheksid välismaale ja soovitaksid seda ka teistele. Seepärast, et see on samm edasi ja seda, kui sa oled sportlane, siis sa ju paratamatult tahad mingid enda neid eesmärke täita. Et Raplas on kõik väga hea, mulle meeldis, kõik on super hea. Ja pealtvaatajad. Ja kõik fännid. Sellist diplomaat alustab sellist kogu lugupidamise juures. Kogu selline. Aga sportlasena siis ikkagi on mingid eesmärgid ja sa nagu tahad nendeni jõuda ja mingid unistused, et nende täitumiseks sa pead mingid sammud tegema. Ja nii sina, kui sina, Indrek, rääkimata sinust ja kui sa ikka seal Saksa liigas läbi lööd, siis lõpuks tuled sa ju ikka Raplasse tagasi. No kas või karjääri lõpetama. Võtma viimast. Hästi jah, et aasta otsa läheb hästi. Rost Rakveresse. No ma pigem ütleks nagu Müürsepp Rakveresse, mis oli omal ajal väga kõva rest. Midagi niisugust teeksid kindlasti. Ma olen kolmandat korda siia tulnud niimoodi. Mulle meeldib siin. On see tõesti see, et sulle meeldib siin? Või on teine võimalus on ka, et või on Jaanis Kõne olnud esimene? Ei, mitte seda. Aga ma lihtsalt, ma tunnen, et tegelikult mina olen Jaagule esitanud nüüd, et kas on võimalus siin saalis käia ja olla, et ma tunnen, et siin on hea ja õige koht. See on fenomenaalne koht on, ütleme, isegi mina see suvi nägin, kui ta Eesti koondise mängijad tulid Raplasse individuaalset trenni tegema. Jaak, ma tahaks ise ka teada, ma arvan, teised kuulajad tahavad ka teada, kuidas see sinu töö nüüd välja näeb, kui hooaeg läbi saab. Siis ma eeldan, võib-olla ma olen täitsa valel teel, aga sa pead justkui hakkama, nüüd suvi on sinul selleks, et siis atra seada ja hakata uuesti meeskonna uue hooaja eelarvet kokku panema ja lepinguid pikendama ja nii mängijate kui sponsoritega. Kirjelda, kuidas see protsess välja näeb? Jah, ma arvan, et see on tegelikult päris erinev sellest, mida inimesed ette kujutavad.
et jällegi ma ei ole absoluutselt mingi päevikupidaja, absoluutselt ma ei ole seda teine, aga lihtsalt oli, ma panin kunagi märkmed, kui see asi algas. Ja siis vaatasin, et viimati kirjutasingi nagu eelmise hooaja lõpus ja noh, ma ei ütle kellegile mitte kunagi, mis mul seal kirjas oli 3 päeva pärast selle pronksi võitmist, et noh, reaalselt on ikkagi niimoodi, et ma seda pronksi, noh, niikuinii ma olen siuke inimene, niikuinii ma naudin nagu neid momente, see on ka üks asi, miks mul ei jää. Noh, kui keegi küsib mingi, et kas seda filmi oled näinud, siis ma tegelikult kindlasti olen näinud, aga ma ei tea, et ma kunagi ei tea, mis filmi ma olen näinud, et ma alati, kui ma vaatan, siis ma naudin seda, elan nagu selles ajahetkes, mis puudutab selliseid olukordi, et tegelikult näiteks eelmine kevad peale selle sama võidupäeva ma sain seda võitu nagu täiel rinnal nautida ikkagi ainult järgmisel päeval. Et juba ülejärgmisel päeval ikkagi võtsid väga hästi, et ikkagi juba ülejärgmisel päeval võtsid juba kõikvõimalikud nagu, mis mured või võib-olla mureks on palju nimetada, aga jah, nagu kohustused võtsid juba võimust. Et see on nagu, see on non-stop, seal ei ole pausi, ma olen ise ennast pidevalt juba siis ma ei tea palju aastaid lollitanud, et kujutan ette, kui keegi ütleb või küsib, et noh, et millal seda või seda, siis ma ütlen, ja hooaeg saab läbi, et siis on natuke rahulikum, et noh, tegelikult noh, enam nüüd ma sest loobunud, et ma enam ei ütle, et siis on natuke rohkem aega. Üldse, ma saan aru, et sellest võiks rääkida päev otsa, mismoodi nagu step by step see uueks hooajaks valmistumine käib. Ja see on... Põhirõhk on suvel või tegelikult käib see ikkagi kogu aeg. Aivar, sina oled olnud Eestis mänginud klubides, kus on olnud sinu kõrval välismängijaid. Sa oled välismaal mänginud välismängijana siis. Ja nüüd sa juhendad meeskonda, mille edus on välismängijatel tahes-tahtmata olnud päris suur roll. Kui me ka su finaalseeriale me mõtleme, siis nojah, mis me neid nimesid tänama, aga Parksdale ja Zerskis ja seal oli Kubala mängisid väga hästi, eks ole. Võib-olla, kes teab, ilma nende välismängijateta arvestades, et kõigist Eestis klubides peale Audentes on nad olemas, oleks väga raske. Kuidas sina sellele küsimusele vaatad? Isegi ei vaata nii, väga paremal, aga mina mäletan, et eelmine hooaeg oli meil teema, et kas me siis tõesti esimest korda toome esimese mustanahalise Raplasse. Ja selle me ära tõime, noh, kas ta nüüd õigustas või õigustanud, ma arvan, et mingil määral ikka õigustas. Medal tuli ja kohalik, ütleme, publik võttis ikkagi ta nagu omaks. Võttis omaks? Jah, et ei olnud nagu seda, mida me kartsime, et võib-olla ei võeta omaks. Aga saite te just teie 3 ka mingeid kanaleid pidi võib-olla kõige tavalisemate eraviisiliste pöördumiste kaudu tagasisidet, et noh, nüüd on nagu mingis mõttes nagu see viimane samm astutud või süütus võetud, et nüüd on nagu, nüüd ei ole enam nagu päris Rapla sats, et nüüd on siin käinud välismaale saanud liiga suure rolli. On seda kriitikat veel? Või on veel tasakaal paigas ka publiku hinnangul? Seda on tunda, selles mõttes jaa, et see jõuab, seda on ja tegelikult jällegi ühtpidi ma saan nendest inimestest aru, et tegelikult nagu seda kritiseerida on tegelikult väga loomulik, sest see kõrvalt vaadates jätab nagu tunde, nagu see omade tähtsus oleks meie jaoks vähenenud. Aga tegelikult seda ei ole toimunud. Tegelikult on sama tähtis, aga kui nad ei näe seda, siis nad nagu, siis loomulikult see tundub, jääb mulje, et ta ei ole tähtis, aga samal ajal ongi niimoodi, et see surve, see vastutus paratamatult sunnib nagu neid. Siis ma tahtsin veel öelda, et seal on ka ju see, et tegelikult ka need lõppkokkuvõttes kõiki huvitabki, kuidas koondis mängib. Et suures pildis huvitab, kuidas koondis mängib, aga selleks ka, et koondist hästi esindada, selle jaoks peavad ka Eesti mängijad tegelikult ju ikkagi kasvama üles ka võimalikult
noh, niisuguses ikkagi konkurentsi tihendas keskkonnas, et paratamatult ikkagi see eestlaste, kui eestlased ikkagi mängiks ainult eestlastega omavahel, siis me oleks ka selge see, et me oleks, noh, rääkimata sellest, et ikkagi meistrivõistluste tase oleks madalam, ei oleks ka Eesti koondise tase kindlasti madalam. Et võib-olla midagi sellega seoses, öelge publikule häid soove kevadeks, lõpetuseks. Aga võib-olla ka mingi muud teema. Võtame lihtsalt, tõmbame otsad kokku. Ma võin öelda, et eelseisvalt siis veerandfinaaliga, et midagi muretseda pole vaja, sest meil on treener, kes ei mäleta, millal teda sõbrale viimati seeria kaotada. See on asi lahendatud, ma arvan ka. Ma arvan, et kaptenides kõik ära. Kas te valisite ainukesed, kellel nagu siuke hea huumorimeel on täna siia või kõik on sellised? Ma arvan, et kõik on sellised. Liips on eriti hea huumorisoonega. Teame. Te tahate teada, mille järgi see valik tehti siin? Jah, mille järgi valik tehti. No kapten, selge. Selge või selge. Sina või lihtsalt teisavad. Kus teised on? Jaak, selle sama teemal nagu lõppsõna asemel või sellega seoses, et kui pärast eelmise aasta pronksi on see väga raske hetk, kus on justkui kohustus seda saavutust korrata või muidu on saal aasta pärast täitsa tühi. No, et kui palju sa selle pärast südant valutad, mida sa publikule lõpetuseks ütled, kui äkki see aasta ei tule hästi? Muidugi valutan südant, et kui on jumal lätlane see aasta. Ma igaks juhuks ignoreerin selle vastuse ja me võime muud moodi lõpetada selle õhtu, et jätaks need veerandfinaalid nüüd unustaks ära. Ei ole ebauslik. Oled ebauslik? Oled? Jätame vahele, täiesti nõus. Et sul ka vähem südame. Ma muidu arvan, et Rapla nagu publik on mingis heas mõttes ka nagu pantvangis, eks ole. Näiteks Tallinnas elad ja sul Graamo seal VTV-s kogu aeg pakke saab, sa võid iga hetk ümber otsustada, et nüüd ma hakkan TTÜ fänniks või Lüü-Kalevi fänniks või siit Raplasse ei pääse nagu mitte kuhugi, see on esiliiga vuti fänniks ja parem. Ma lihtsalt et see ei olegi nagu sellesse teemasse, et võib-olla üks asi, mis on nagu pealtaatajate raske aru saada, on see, et tegelikult ju needsamad tunded, et mida nemad ju tunnevad, et tegelikult ju tunneme meie nii võites kui kaotades neid ju täpselt samamoodi ja pigem ju veel mitmekordselt nagu võimendatuna, et me oleme ikkagi et me oleme ikkagi koos nii võitudes kui kaotustes, et loomulikult me kõik tahame maksimumi, aga samas mina usun küll, et Rapla publik meid ei jäta nii või naa. Mul on hea meel, et Raplamaa aasta tegu oli ilma igasuguste reservatsioonide ja õnnelike juhusteta igas mõttes teenitud. See on teenitud. Nii et korrake seda. Ja kui ei õnnestu, tubli olete ikkagi ja ma usun publik jääb truuks. Üks üleskutse on enam lõpma lihtsalt ma nagu, kuna te olete need inimesed, kes on ikkagi päris, ma ei tea, mitu tundi nagu sellele oma aega kulutanud. Täna õhtul sellele ja veel pileti maksnud ka selle eest, kuigi peate nädalas siin ikkagi üle nädala ka korra 2 pileteid ostma, et järelikult ikkagi see korvpall on teile nagu kindlasti ülimalt oluline, et me nagu selle infoga tuleme välja nii või naa, aga ikkagi ma pean, see on jälle minu nagu töökohustus praegu see moment ära kasutada, et olete ühes ruumis koos ja vaikselt kuulate mind. Et meil on nagu seoses selle, läheb ka ikkagi teemasse Rapla korvpalli ja ajalooga kokku, et ikkagi väga tõsine plaan on teha siis, ja ma usun, et see saab ikkagi lähiajal teoks,
natuke kõla, võib-olla see nimi ametlikult ei ole päris õige, aga ikkagi on soov teha Raplasse Raplamaa ja Eesti korvpallimuuseum. Et teha juurdeehitus sellele samale saalile, millest on juttu olnud, mis siis 1960 jaanuaris avati ja siiamaani toimib ja teha sinna juurdeehitus ja teha siis, kuna see saab olema kahjuks liiga väike, et kogu sellest hoonest saaks tegelikult sihuke kasutuses olev muuseum ja oleme vallale siis oma selle ettepaneku kaasava eelarve kasutamiseks selle muuseumi jaoks eksponaatide, alates kogu sisustuse ja kuni eksponaatideni välja kasutamiseks. Ja see, kui see projekt saab nagu vallavalitsuse kinnituse, siis seda info kindlasti teieni jõuab, kui see tänase ürituse info on jõudnud, jõuab ka see info kindlasti teieni. Et teil on nagu tegelikult kõigil väga hea võimalus reaalselt ise samamoodi selle ajaloo jaoks ja ajaloo jäädvustamise heaks teha seda, et kui te olete Raplamaale sisse kirjutatud, Rapla valda, et siis selle idee poolt hääletada ja veenda selles oma sõpru, sugulasi ja töökaaslasi. Mina sooviks lõpetuseks tänada teid, kes te tulite meid kuulama. Ja Janar, sulle ma ütlen aitäh, ilma sinuta poleks õhtu pooltki nii huvitavalt. Aitäh! Siinkohal võtaks tänudega jätkata, et loomeruumi poolt tohutult suur aitäh, et kõik täna siin olete. Kõik teie, kes te täna rääkisite, kõik teie, kes te täna kuulasite. See on ka meie jaoks siin alustavatele sündmuste korraldajatele väga-väga suur asi, et te olete kõik siin. Ja tahaks teid tänada väikeste kingitustega, mille sisu valikut tutvustab Mari, kes on ka selle sündmuse idee autor. See sisu, me mõtlesime Mairiga, et mida siis niimoodi tänuks anda meie vestlejatele. Ja siis eile mulle jutustati väga värvikalt, kuidas meie korvpallipoisid käivad Sadolini värvitehase kohvikus söömas Nutella pannkohke. Ja et olgugi, et seal on ka jäätisega ja ka moosiga nüüd Nutella pannkohke, siis nemad võtavad alati Nutella pannkohke. Aga puhuks, kui ka laupäeva või pühapäeva hommikul peaks isu peale tulema, siis on siin olemas loomulikult Nutella ja pannkogi. See õhtu veel mõnusalt pärimuse rütmis kokku võtta ja võib-olla siis teid tagasi tuua siia loomeruumi järgmistele kontsertidele. Siis üks lugu veel Marit ja Markusele. Ma looban, et me mängime seal 2 korda nii kiiresti, kui me planeerisime. Sest õhtu on pikale veninud tõepoolest. Ja lugu on Saksamaalt, seepärast, et ka pillimehed võtavad nagu üle, kasutavad nagu meeskonnad legionäre, eks ole. Kaks korda kiiremini. Jah, 2 korda kiiremini.